kell on saanud 3 ja ma olen jõudnud Rae golfikeskusesse, täna on esmaspäev ja järgmise nädala reedel on Henry Trail Open, mis on siis heategevusüritus ja ma lubasin sellest osa võtta, aga ma ei oska golfi mängida. Ma töötasin kunagi golfikeskuses, aga ma pole golfikeppi kättegi võtnud, nii et tuleb interesting. Nii ma täna tulin siis siia Rae golfikeskusesse, sest et üks mu armas follower kirjutas mulle, et ma olen golfitreener, kui ta nägi, et ma osalen seal Openil, et kas sa tahad, ma õpetan sind, ja ma olin mingi palun jah, sest et ma ei oska. Nii et ma jõudsin nüüd siia ja vaatame, kas ta suudab mulle õpetada. Meil on tänaseks pandud aeg ja kolmapäevaks, et 2 päevaga mulle midagi selgeks õpetada. Äkki jõuame järgmine nädal ka veel midagi teha, aga will see, ma olen väga excited. Millega ma mõõdan, kui kaugel ma olen, aga sellel on aku tühi. Nädalavahetusel liiga palju kasutust. Okei. Ehk siis ma panen huupi praegu, millega ma enam-vähem lööks sinna. Ja nagu ma ütlesin, vaata suurena seda matti ei ole, sa lööd alati muru pealt. Et siis sul on nagu 2, sinul on punased tähised ja sa pead täpselt nende vahele panema. Nagu vahet ei oleks, sa pead paremale või vasakule poole, aga sa ei või kunagi lähemale minna lipule. Taha poole võid veits minna, aga lähemale edasi ei või panna. Ma panen lihtsalt siia, kus mu mati peal pea on. Mida ma siis tegema pean, kui ma pall on maas, pean maale pihta saama. Et kui ma õhust vehin, siis ma ei saa palli õhku. Et siis ma teen alati harjutuslöögi enne, mis on niisugune nagu tühilöök, kus ma proovin maad tabada, sina hakkad ka neid tegema, et see on sul alguses see eesmärk, et lihtsalt see pall õhku saada, muu ei ole oluline. Mis keele ta ära näete? Võid ära juba või? Nii, ma siin hakkan. Tere, tšau! Ma hakkan nüüd siin harjutama pallilööki, sest et ma olen täiesti noob selles ja ma olen väga scared. Nonii, okei, tubli. Niimoodi väiks lähebki. Alguses ongi lihtsalt see, et proovid aru saada, kaugel see maa on, et pallile pihta saada. Sest et see nagu tundub üldse nii keeruline, aga tegelikult jah, et see, et sa maa pihta sa lööd selle. Yeah. Nii, let's do this. Tiger Woods, who? Vaata palju. Vaat nii. Aga vaata, proovi nüüd jälle see harjutuslöök, et maale pihta ja uuesti. Siis praegu vaata häälest hakkad ka varsti aru saama, et sa pigem lähed vaata pallile pihta, mitte maale. Nii, mul sai nüüd maailma kõige esimene golfitrenn läbi. Ta näitas mulle, rääkis natuke rajast. Ma sain nii palju infot, et ma nüüd üritan mõelda, mis see info kõik oli, aga ühesõnaga rajast sain infot, harjutasime palli lööma. Ühesõnaga väga palju, nagu ütleme nüüd, kui ma oleks neid tunde praegu võtnud, mul on nüüd kolmapäeval ka, siis teeme vist nädalavahetusel ja järgmine nädal ka, et kui ma neid nüüd oleks võtnud, ma ei tea, mis ajuga ma mõtlesin, et ma lähen tegema. Et Hanna kirjutas mulle ise, et kuule, kas sul oleks vaja ja nagu ma ise ei mõelnudki selle peale. Mõtlesin, tulen teen ära, mis see ikka on. Ja ma praegu lihtsalt harjutasin palli löömist ja ma sain, veits sain pihta, veits ei saanud, ma ei tea, millesse ma ennast mässisin. Aga samas see on hea tegevus. Mind saab kõigega nõusse, kui sa ütled, et see on hea tegevus. Laste nimel või ma isegi ei tea, mille jaoks see hea tegevus oli. Ühesõnaga ta ütles, et mingi hea tegevus. Golfimäng see on ja kellele siis ei meeldi hea tegevus teha. No nii, kallid sõbrad, täna on teisipäev. Kell on saanud 9:30 ja ma viisin just Kelani lasteaeda. Ja kui te mõtlete, et issandaks, sa näed juba ju nii meikitud ja normaalne välja, sellepärast, et ma lähen nüüd edasi podcasti tegema Maljuga. Läheme Maljuga podcasti salvestama, meil oli väike paus 2 nädalat ja nüüd meil on paus läbi. Ja siis kohe peale podcasti lähme, mina lähen siis Moona ja Makega pildistama, et Make teeb mulle meiki ja Moona siis pildistab. Nad kinksid mulle sünnipäevaks kinkekaardi nagu enda sellest kombost, et Make teeb meiki ja Moona pildistab, nii et siis ma mõtlesin, et tahaks endast niisugused ilusaid nunnusid pilte, seksikaid nunnusid, mis iganes. Ja ma tellisin mingeid uusi riideid ka, nii et siis ma mõtlesin, et why not minna pildistama. Nii et siis jah, mul on täna niisugune suht pikk päev, ma arvestasin, et umbes kella 5 jõuan koju. Hello, princess. Hello, princess. Oi! Tere! Mina. Ma meelega kodus tunne siin, siis ma olin mingi taal Kristjan.
sa arvad, et ma jäin hiljaks, aga ma ei jäänud. Ma üllatan ka vahepeal. Keep guessing on sinu must, ma vaatan. Kohe saame selle... Ühele poole. Nii. Selle esimese emotsioon, vaata, ma ei ole näinud. Sa näed sealt või? Ja kohe vaatan. Mega ilus ju. Mul on lihtsalt siin endal praegu filter peal, vaata, et see... Vaata, see näeb mulle oranžikas välja. Jaa, okei. Ma annan sulle... See näeb väikse peegel. Aga jah, sa ütlesid, et see huul on hele, vaata, ma ise harjunud tumedama huulega. No aga teeme tumedamaks, pole mingi probleem. Teeme lihtsalt jah seda... Vaata silmad on nagu siuksed, vaata praegu, vaata nagu... Silmad mulle väga meeldivad. Et nagu kergelt sädeleb, vaata. I love it. Ma ei teinud väga tumedat, ja see praegu võibolla veits sul liiga nagu... Kui te vaatate, ma töötan, et siin videos on ka, vaata, et vaata tegelikult, see on nagu minu enda jaoks selle, vaata, ma teen alati tumedat. Teeme tumedama, mul ei ole mingit probleemi teha. Aga väga ilus on. Ja tõesti glowy ka, aga see on nagu mulle meeldib. Et ta siin valguse käes kindlasti on glowy, aga pildi peal ta peaks jääma siuke. Vaata mu juukst juba lokkis ka, see on korra jäi vihma kätte, aga teeb korda ja said sitast saia. Ei, noh, aga lahe, tore, mulle meeldis teha. Super, täiega cute. Nii, meil sai photoshoot tehtud ja auto on täis rahvast. Siin on Moonaispu ja Maksuispu. Maks, tädi Krispaga Ikeasse. Ike, Ostab sulle uued need lihapallid. Ei, ma ostan lihapallid. Sa ei või mind filmida? Võin. Võin. Keskeel. See on mu töö tõesti. Trademarkitud nägu. See lõust või? See lõust või? Kuule, tule mu blogi, ma tulen su kuradi sitasse nädalasse. Tuled või? Ta tuleb Tinnerile ju. Jah. Tere vlog, täna teeme siis What's in my bag challenge'it. See on siis mul siuke osmapett ja siia ma panin endale ühe kõrvatiku. Loodame. Siis üks golfikinnas. Ta on nüüd golfitar. Mul teine ei mahtunud kätte ja siis ma võtsin ainult ühe. Siis iPhone 14. Selle ma võtaksin. On teisi. Siis Circle'i kohvitalong. L-kohv meie kulul. Siis üks crunchi, aga kuna ma ajasin juuksed maha, siis mul ei ole seda kuskil kasutada väga. Crunchi. Siis siin on papetooted, need on, nagu te olete näinud mu nendest storidest, siis need on nagu kõige paremad tooted. Sponsored. Ja kuradi üks Saara Tube lõhnaõli. See on Makta Beauty's, aga see on cancelled. Ja Malluga autovõti, sest et ta tahtis Purspeega rooli minna, ma võtsin ära täitsa. Ja ma ei tea, raisk. Ta tahtis Purspeega rooli. Mina seda ei tolereeri, jah. Ja ka mitte. Nii, lihapallid ja schnitzel. Sul... Mul on kalori defitsiit. Aus. Tead. See on okei. Ma käruga nagu vanaamuri. Ta oma vend. Ei tea. No nii, räägime ära, kuhu me lähme siis praegu. Sul oli mingi ilgelt hea plaan. Ma mõtlesin, et me läheksime Balti jaamasse. Üks influencer, tema Insta on Väike Suska. Tema avas sellise koha nagu Nupstops. Jah, Nupstops. Seal on maasikat Dubai šokolaadis. Ja kuna me oleme terve päev toas olnud, mina võltisin pesu, tegin meie eelmisele vlogile coverit, Ivari monteeris terve päev, siis me mõtlesime, meil on väikse sweet treat'i ära teeninud. Kas sul on mingi parem idee või? Ei, mul ei ole ideid, mul on pea tühi, mul pea huugab praegu. Okei, no siis lähme Balta. Siis lähme Balta. Aino Kelani. Lähme Balta. Jah? Yes. Olemas. Jah.
parfüümi bloogi. Ma võtsin, see on mingi Dubai, see ongi siis see nups-nups on siis Dubai šokolaad maasikatega ja siis maasika matša, jäämatša. Ma olen seda igal pool näinud, Baalil müüaks hästi palju see maasika matšat, aga Eestis ma ei ole kuskil näinud, tahtsin proovida. Mulle matša väga meeldib. See maasikas teeb hästi magusaks. Proovime siis seda nups-tupsi ka. Kuule, kas on päris hea maasikad on magusad. Me käisime nüüd Balti jaamas, seal oli selline tore pood nagu Umami, siis mõtlesime, et ostame sealt paar toredat asja, nii et teen selle kohta hauli ja siis mul tuli pakk, nii et mõtlesin, teen teiega väikse haulikese siis, et mis mulle saadeti. Minu siis selleaastane koostööpartner on Pabe ja siis cum laude, kes on meil vestlusõhtutel ja niimoodi on ka meie koostööpartnerid ja siis ta mul Hurmi siis kirjutas, et näe, ma saatsin sulle pakikese ja ma ütlen teile ausalt, et Babel on kõige paremad niisugused need vidin. No ja ütleme, et neil on need kotikesed ja kõik on ülihead ja see on nende see rätik lastele ja kui Kelani vannist tuleb, seda ennem oli ka selline poncho, jah, ponchod. Vannist tuleb, tõmbad selle peale ja väga mõnus. Ta ütles, et ta saatis mulle mingit toidulisandit ja seda tuleks siis segada selle nimi on proviisor ja segada sellega. Päris äge. Fiberit on vaja, fiber on väga hea. Mis see on? Jälle Pabe kotike. Ma räägin, neil on nii lahedad kotikesed, vaadake. Nii lahe. Siis on veel mingi Pabe vidin. Lahti. Ja mul on praegu juba 2 Pabe kotti, mida ma reast igapäevaselt kasutan, üks on meigikott. Ja siis on cum laude üks kott, mida ma kasutan ka, eriti reisidele niimoodi. Tead, mis see sobiks mu meigipintslitele, kui ma reisile lähen, sest mul on nagu ülejäänud kotid, mis ma kasutan, ongi nagu, Pabe omad juba on kasutuses, et pintslite jaoks eraldi selline. Ma räägin, neil on nii lahedad kotid ja nagu ma kasutan kõiki need kotti, mis nad saadavad. Armastan. Love it. Pabe, ärge lõpetage kunagi kottide tegemist, sest et see on lemmik. Sa saatsid neid oil control pads. Need on üks, et siis niisutatud juba padjakesed. Võin teil näidata ka. Sellised. Mis teeb nagu? See on siis vist nagu refillable niuke, reisile hea kaasa. See on lahe. Ma räägin, siis on cum laude intiimpesukeel, toidulisandid, niukse immunity, niisked lapid, love. Ja siis põhimõtteliselt, miks ma selle paki üldse sain, oli see, et ta nägi mu story'st, et mul see lifting seerum hakkab otsa saama, nii et siis saatis lifting seerumid ka. Saatis 2. Sa kui nunnu ta on, ma räägin, see Hurmi on nii armas. Mu üks lemmikumaid koostööpartnerid. Mul on teisi häid ka, aga Pabe on hetkel küll, Pabe ja cum laude on hetkel nagu ühed mu lemmikud. Ja aloe vera. Me läheme varsti Itaaliasse, et siis peame kaasa võtma, et Ivorile ei meeldi väga SPF-i kasutada, siis saab teda jahutada sellega. Ja miukuskeel ja prebiotic lube. Ja nüüd ma näitan teile, mis. Me käisime korra Selveris ka, meil oli tomat otsas. Ja teeme nachosi täna, siis oli juustu vaja. Aga Umamist saime sellised lahed asja nagu mingi rice cakes. Ja need on põhimõtteliselt keeta, need ongi nagu, mitte pasta, aga nagu kinda pasta, aga ei ole ka pasta, või ma oska seletada. Ma tean, et üks... Riisipasta. Ja üks, äkki see on uus laine vist või, müüb selle rice cake'idega. See Tebokki on mis see nimi. Tekokpoki, something. Need on tekokpoki, aga need tuleb keeta ja siis need saab supi sisse panna, saad neid ühesõnaga erinevate asjadega süüa, see on päris lahe. Siis, Kelani valis selle, see on nagu mingi, see ei ole väga tervislik, aga see on mingi mac and cheese, täiesti tavaline, aga mina valisin selle trüffli oma. See on tervislik, jah? See ei ole ka tervislik, aga see on trüffli maitsega, ma armastan trüfflit, et kuskil miskit on trüffliga, ma tahan alati proovida, see uus merevaik trüffliga. Siis Kelani valis endale ka puldaki ja siis me nägime seal on hotpoti see põhi. Ja siis me mõtlesime, teeme järga nädal seda hotpoti, et mul on mingid nuudleid olemas ja meil lihtsalt mingi seeni ja mingid asju juurde vaja.
ja siis meil on Ivoriga kombeks, et kui me näeme mingi lahedat näiteks kui me käime kas või et võtame nagu mingi fun drinki või niisugune lõbusa joogi, on ju, ja siis me nägime seal Umamis selliseid pink rosé, leedripuu ja siin on vist zero added sugar ja mingi low cal ka, nii et mõtlesin, et peame ekstra proovima. Et alati, nüüd meil on jah kuidagi selline fun komme, et me võtame mingid lõbusaid jooke ja siis me võtsime selle hibiskus oma ka. Et selline haulike, jälle nii palju stuffi, aga tead, miks mitte. Aga ma arvan, et võib-olla me paneme seda sinna hotpot, aga tegelikult me paneme hotpoti juba nuudlid. Me paneme hotpoti nuudlid, nii et siis ei pane neid või me võime pane nuudleid või paneme seda. Ühesõnaga, seda saad, vaata siin sa näeb pildi peale ka. Kinda sa võid ise mingi kastme teha. No siin on mingi sois, siin on see sweet, jah, mingi magusapu. Et ühesõnaga, ükskõik mida, see on niisugune hea snack. Korea riisipasta ehk rice cakes. No mida sa teed pastaga või makaronidega? Vaata need taimed elavad. Jah. Nagu näha, siis lehtsalat huugab. Kuule, see on mu usu täiesti surnud ju. Ei ole. Arvad või? See siin on täiesti. Muidugi on. Tolmab. Okei, see on õnnestunud. Mõtta, siin on mingi mädanud. Kuule, me peame siia ostma parem. Siia paneme selle siidruni puu. Okei. Aga need salat on meil käntse. Okei, kuule, me peaks täna kastma ka vist, ma unustasin. Ma kassin hommikul. Kastsid või? Okei, saad ikka eriti tubli. Minu botaanik. Me saame vahepeal uue selle ka. Jäägermeister saatis kastekannu. Neil tuli Mason Beastiga koostöö. Väga moodne. Minu meelest nad võiks ikka ainult aiatooteid teha. Mason Beast või Jäägermeister? Jah, Mason Beast. Jäägermeister juba teeb aiatooteid. Nii. Kuidas su ananassil läheb? Kuule, ta peaks varsti võtma mingi asja alla, aga ma ei tea millal ja ma ei tea. Aga kas sa iga päev tuleb vett vahetada või? Jah, siiani olen vahetanud. Oled või? Jah. Issa, kui tubli tõesti botaanik, ma pole tähele pannudki. Mul ju ei ole last, kelle eest hoolitseda. No sa hoolitsed Kelani eest ka väga tublisti. Ei, no ma olen ikkagi taimed. Okei. Et sa või Kelani. Väga rahustav. Viimased pingelised päevad nõuavad mingit muud tegevust. Okei. Miks sul pingelised päevad on? Niisama. See on meie veevarud. Jah, Devin. Siis tegelikult selle sees on ka veel siin. Aga jah, Devin siis on meile vett saatnud ja tänkkaad, sest et me joome seda vett väga palju. Selline on täiesti täis. Sa pead hakkama meie esimest vlogi nüüd viimast asjad ja siis hakkame laadima seda üles. Rahvas ootab juba. Täna, mis kuupäev täna on? Täna on 17, ei ole. 17. Ei ole. 17 ei ole. Täna on 7 või? 10. Peaaegu. Täna on 10. juuni ja siis loodetavasti täna läheb meie esimene vlog ülesse. Jah, sõltub kuhu, kas Mälupulgale või YouTube'i, aga jah. Nii kaua sina saad siis oma pesulapikestega tegeleda. Jah, aitäh sulle. Selline märk ongi. See you later. Tavai. Täna on 11. juuni ja me tulime Viru keskusesse shoppama, sest et meil tuli koristaja, viskas meid välja. Ma asen teid. Aitäh. Meil tuli koristaja, ta viskas meid välja ja siis meil mõlemal on lõhnad otsas. Me mõtlesime, et tuleme vaatame Viru keskusesse. Sul on lõhnad juures. Lõhnad. Me lähme esimesena siis Crème de la Crème'i, sest et minu üks lemmikuid lõhnasi on sealt. Kas sulle meeldib ka Crème de la Crème või? Pole nõustanud. Sina lõhnad hästi. Aitäh. No lähme vaatame, mis siis Crème de la Crème'is on ja siis vaatame, kas sa leiad siit midagi endale või siis vaatame sulle kaubamajast. Jep. Let's go! Minu lemmik on siis Le Labo ja ma tavaliselt väga ei jaga, milline mu lemmiklõhn on, sest et ma ei tea, lõhnad on nii personaalsed ja kõigile ei pruugi meeldida. Või noh, ma vahepeal jagan, aga ma ei tea. Ühesõnaga, ma seda Le Labo lõhna olen ainult subscriberitele jaganud. Keegi väga tahab teada, mis mu lemmik on, siis ma võin ju jagada. Aga mulle meeldib selle Le Labo puhul seega, et see on dušikeel ja kreem ka. Ehk siis sa saadki nimelt, saad endale full skincare rutiinid ja need, et pääsed dušikeeliga ära, siis kreemitad ja siis lased lõhna ja siis see lõhn on sul nagu
pooridesse sisse imbunud. Aga need lõhnad on nii kallid, see dušikeel on ka mingi 70 € vist. Ja siis nad panevad selle su nimega siia lõhna peale. Meil on keraamikani veits aega. Me tulime F-hoonesse. Kas sa tahad näksutada midagi? Kergesti, no me alles suht seeme. Me tegelikult suht seeme kodus hiljuti, aga mingi näksu võime teha väikse. Ja mingi jääkohvi. Ei ole ka ammu F-hoones käinud. Ma sain siin vahepeal Moona photoshooti pildid kätte. Ma olin postituse jaoks pilte. See tähendab seda, et ma olen juba tund aega täiesti üksinda istunud ja mõelnud oma mõtteid, sest minuga ei räägita, sest üks vaatab oma pilte ja ma nõustun kurki siin lihtsalt. See kurk tuli 1 sekund tagasi. No jah, no näed, nüüd helistavad. Ma ei võta vastu. Eks valime selle pildi ära ja see on päeva olulise osaga. Ma kohe panen telo ära, sorry. Aga meie siis keraamika õhtuoode tuli, milleks on ikkagi mõtsisprotid ja Ivar lihtsalt peab mind musutama. Mind huvita nutab ja musutab. Kurki ja seenekrepsud, mis on väga huvitav. Igatahes ma olen väga excited ja muidugi saia ka kõrvale. Ja mina võtsin mingi passioni limonaadi. Ivar joob vett, vaata. Ja tisu. On aeg keraamikast teha. Keraamikas. Nii. Ivari, kus su tuhatoos on? Siin ei olegi. Vaata. Need on mu taldrikud või? Oot, see kõver ei läinud ja lahju, jah? Aga need on täitsa okeid. Ja issand, kui lahe. Sten tuleb ka täna. Nii näita mu su enda vaasi nüüd ka. Vaasike. Aga ma ei leia oma tuhatoosi, see läheb mampsile. No ta tõstab alles välja, see on allpool. Sünnipäev. Kindlasti lähedased mõtlevad, mida sa teed, Ivari, millega sa tegeled. See on lahe ju. Näed, töötu elu võib vahepeal hästi mõelda. Ei, see on pigem see, et sa oled nüüd suhtes ja siis ma toon sind siia kohta. Jep, see on täpselt see. Täpselt. Ma loodan, et see ei leki, vist ei leki. Ei tohiks lekkida. Ja nüüd sa pead seda hakkama viilima ja siis glasuurima. Või noh, liivapaberiga No, tegema üle selle siledaks. selge. Mul on teine tund alles, ma õpin. Õpid. Nii, ma nüüd sain enda butterbelli kätte, sest ma tegin sellise aluse eelmine kord. Ja see näeb selline välja. Pane see siia peale. Kokku on see selline, see käib või sisse. Väga excited. Hilinejad on ka saabunud. Tere! Nagu näha, siis mul ongi ainult ühes... Okei, Sten. Nagu näha, mul ongi ainult nagu ühed samad sõbrad igal pool joomas, keraamikas ja grillimas. Vaadake, Kerli vaasi. Ta on andekas kokk ja andekas meisterdaja ka veel. Väga kaunis. Miks see märg on? Pesid seda just. Võtsime siia Mason Beasti poodi. Siin on täna üritus, sest et Mason Beast ja Jäägermeister tegi kolläbi. Meid kutsuti ka. See ilm on niuke koerakas. Aga tead, vähemalt siin on katus all. Ja no, ma tulin ikkagi for free drinks. Mind saab üritusele, kui sa lubad tasuta jooki ja snäkki. Ja seda on mul näost näha ka. Mul on moosipall olen. Aga ma võtsin endale sellist toredast snäkitaldrikut, siin on mu lemmikud esindatud, juust, lõhe, kurk, siin on mingi kitsejuustuvärk, leib ja roast beef trühvliga. Kas see on lillkapsas või? Ja lillkapsas. Nii et let's go! Tšau, nüüd te kuulete, kuidas ma teenindan ja kuidas ma räägin oma töökaaslastega. Kõitats! See siit, jah? Nii, kuidas läheb? Kõik on hästi? Raskeks läheb juba. Raskeks läheb. Raskeks ei lähe kunagi. Ei lähe kunagi. Mõtlemises kinni, jah? On kõik mõtlemises kinni. Nii, kas juua ma saan midagi juurde pakkuda? Ei saa. Selge. Super. Ja on keegi taha sittagi tippiga jätta raisk, kui jätavad nali. Ei, Kalla, ma tõmbasin normid käima nagu. Me tulime Soditasse. Väike ASMR. Igatahes me tulime Soditasse, sest et õues vihma sajab ja normilt on nagu tormihoiatus. Aga meil lapsehoidja tuli Keilast
nii et me ei saa nagu poole tunni pärast koju tagasi minna ja Sten kutsus meid Soditasse. jah, kuhu see läheb? Internetti või? Ei, see läheb meie Kas see läheb faili drive'i. Drive'i faili? Onu Jüri on purjus. Onu Jüri on purjus. Käes on reede, ma jõudsin just Tartusse, sest et on Pennu lõpetamine, ma sõitsin kroksidega siia, ma panen kontsad jalga just. Pennu lõpetab 9. klassi ja ta nii armsalt kutsus mind oma lõpetamisele, ta oli mingi Kristina, kas sa tuleksid palun mu lõpetamisele ja obviously, kuna Anna lapsed on ka minu lapsed, siis I am coming. Ei Norm igale poole hilinen ikka. See on üks minu halb asi, et mul see time management. I'll be there, but I'll be late. Tervist, rahvas! ja tervist. Meie kui juhatuse liikmed Oota, mille juhatus me oleme üldse? ma hakkasin selleni jõudma. Igatahes Rakvere linnapäevad toimuvad ja meie Rasmusega, meil on niisugune traditsioon poistega, et me teeme jalkaturna hommikuti, sest siis on enamus satsist kohal. Homme on tulemas palju, 16 inimest. 16, meie tavaline mõtlesime, et äkki saaks 8 inimest kokku, et kõksiks natuke, aga kuna on 16 inimest, siis korraldus on ootamatult suuremaks. Tööd on rohkem kui oskaks arvata. Jep, ja nüüd me tõmbasime UEFA riidid selga ja UEFA saatis meile turniiri puhul särgid ja jope. Ja me lähme vaatame väljaku üle, kuidas toimib. Ilm on küll kehva, homme on veel kehva. Aga ega jalgpallimäng ei jää väikse vihma pärast ära. Mis asi see sul on üldse? Sport ja see ei käi ju käsi käes. Väike disclaimer, et meie jalgpalliturniir on veevaba. Vett võib ainult käte kastmiseks. Jah, kuna on ikkagi hooajaväline aeg, siis vett ei pea jooma homme. Ja nii on. Lähme vaatame väljak üles. Lähme vaatame väljak üle. Näeme. Ja kogu koolipära. Kätte on jõudnud aeg, et lennata välja Kivilinna koolipesast. Helgete tulevikulootustega ja ilusaid aegu meenutamaks oleme kirjutanud ühe laulu, mis on kingituseks nii mulle endale ja meile kõigile ning koolile ka edaspidiseks kasutamiseks. Selle laulu valmimis... Aktus sai läbi, see literally kestis 2 tundi. Nii väsitav, aga nüüd me jõudsime Anna... Oi! Me jõudsime nüüd Anna ja Peebu juurde. Vaata, mul on siin pöialg. Töötab. Boston. Hei. No way! We took all of the hot dog ones. Appi. Oh my goodness. Okei, Boston. Hot dogi siis täna ei saa, jah? What is his problem? Oh my goodness. I mean, okay, but we still have 2 things. Okei, ühesõnaga ma näitan siis vlogile enda korterit ka. Siin Anna ja Peebu juures ma olen enda korter. Subscriberitel ma olen juba näidanud seda, teinud oma seda apartment touri. Nii, see on siis minu Tartu kodu. No terve see maja muidugi, obviously is my home. Aga siin ma tavaliselt siis ööbin. Ja siin on siuke köök ja vannituba ja kõik. Anna tähtis. Nii, siin on see makaronsalat. Aga viine, okei. Boston sai need hot-dog pansid kätte, aga viinerit ta vähemalt ei saanud. Aga ma võtan need ka kaasa. Ja makaronisalatit tegin. Pastasalat hoopis, mitte see on makaronisalaat, aga mitte see traditsiooniline. Tervist, rahvas! Ja tere. Oleme kogunenud siia Reaalgümnaasium platsi äärde. Sissepääs on seal, homme näete siis kõik, tulge sealt läbi või tulge ringiga, kui tahate. Mina ennast ise ei kulutaks enne mängu nii palju. Ja siin see mäng toimub siis. Tulime testima väljakut, nagu oli lubatud. 2 väravat, Ivari paneb palli testi, vaatame, kuidas põrkab. Põrkab. Põrgat on. Aga vaata ka üle, nagu siit on näha, et tegelikult nagu kuuseokkad. Karmin mäng olnud. Jooni me väga ei kasuta, siin on üks joon, sellest piisab, ma arvan. No keskplatsi paneme kuskilt keskelt lihtsalt. Väravad on ka kuidagi viltu, aga see ei ole hullu. Aga pane mulle sööta löömine sulle peale ka. Jah, paneme, proovime, vaatame, kuidas Pane sealt poolt. Vaatame, kuidas mäng käib. Ja niimoodi. Ma arvan, me peame uuesti proovima. UEFA korraldab
UEFA rahastus, kõik on olemas. Oma taskust me ei maksa mitte midagi peale õlled. Jah, see on ka ainuke rahastus. Pane mulle õhku. Paneme ühe õhku ka ja vaatame. Pane pool kääri nagu. Kui üle garaaži lööb, siis tuleb homme hea ilm, ärge muretsega. Siit pall. Igatahes homme kohtume, mehed on valmis. UEFA toetab. Kõik, kes MM-i vaatavad, on mökud. ja Sander Palberg võiksid suureks kasvada ja Rakveresse tulla. Täpselt. täna saab siis hot dogi, chili dogi, väike pasta salat ja hostess with the mostess. Nii ilus oled ikka. ja siia läheb siis, siin on siis chili, mis läheb siis hot dogi peale. Väga fun. Ja, ükskõik valimine. Ja siis meie sala see. Näe. Ja need on Janice'i tehtud küpsised ja need on maailma kõige paremad, aga neid me ei jaga teistega, need võtame Tallinnaks sõiduks kaasa. Elama tuleb sina Tallinnasse. Hei. Tuleb pagassi lahti. Hei. Me lähme täna Ivori ema sünnipäevale. Siis ma näitan teile, mis mina talle kingin. Ma tellisin Amarin Home'ist sellised veiniklaasid. Mul endal on ka Amarin Home'ist veiniklaasi, millest need on nii ilusad. Ja ma hullult armastan Amarin Home'i neid. Mul on nõud ka tegelikult sealt. Ja siis ma tegin ise... eelmise episoodis nägite see limmar. Siis tegime ise limmari. Ja siis mul on isegi sildid tehtud, sest et mulle meeldib väga ise limoncello't teha ja siis ma kingin seda. Tavaliselt ma kingisin jõuludeks ja niimoodi, siis ma mõtlesin, ma teen Ivari Empsile ka limmarit. Ja tegelikult ma tegin ühe suure pudeli, võtame veel kaasa ja see läheb nii-öelda laua peale. Et nagu külalised saaksid juua, siis see on talle koju. Tere pühapäeva varahommikust. Oleme siin Põltsamaal sünnipäeval ja üritame aru saada, mis siin üldse toimub. Annan äkki mikrofoni. Ei, ma ei taha mikrofoni. Võtan longerat. Ema mul on juba kadunud veits aega. Mul on surnud. Leili! Siin on siis Laura ja Tarmo. Nemad on Podcastist olete kuulnud Tarmo Tartust ja Laura on siis Ivori õde. Jah. Ja.